tervitanud, kätte on jõudnud järjekordne nädalavahetus ja sügis on kohale jõudnud. Õues on pime, mis tähendab seda, et varsti on ainult loetud tunnid, et üldse loomuliku valgusega filmida. Vihma sajab, kõle on ja ma saan aru, et on inimesi, kes armastavad seda cozy seasonit. All good for you, aga kas me võiksime kohe skipida jõuludesse, sest minu jaoks seda cozy't vibe annab just see, et mul on need tulukesed igal pool ja kuusk on püsti ja piparkoogilõhn on majas, et see vahepealne oktoober, november ei ole päris minu vibe, nii et mul on siuke tunne, et kodus emana võib-olla ma panen varem kuuse püsti. Et ma tavaliselt olen pannud novembris, aga miks mitte oktoobris, et keegi ei tule mind ju mu oma koju judge'ima. Võib-olla teie kaamera vahendusel natukene judge'ite, aga te juba teate, et ma olen resident jõuluhull, nii et see vast ei tule üllatusena teie jaoks. Igatahes, kuna me täna läheme sõbrannade ja nende elukaaslastega Odi puhkemajja, siis ma mõtlesin, et ma võtan kaamera välja, võtan teid kaasa, vaatame, mis seal toimub. Kõige kurvem osa muidugi on see, et see pisikene tegelane ei saa kaasa tulla meiega. Jaa, sa ei ole lubatud sinna, aga ei ole hullu. Sa saad minna mu sõbra juurde, kes mängib suga kindlasti hästi palju. Ta kindlasti annaks sulle ka juustu hästi palju, aga kuna sa oled meil natukene ülekaaluline, siis ma ei lubanud. Ja nagu te näete, siis tal on just siit kõitud ka raseeritud, sellepärast et talle tehti kõhuõõne ultraheli, sest meil on maksanäitajad natukene tuksis. Nii et meil on nüüd 3 nädalat kuni järgmiste vereproovide asjadeni ja loodame, et tal on kõik ikkagi hästi. Aga ta on 13-aastane koer, et ega need verenäitajad ei saagi alati täiesti 100% korras olla. Igastahes. Tema meiega seekord kaasa ei tule, mis on kurb, aga ei ole hullu. Saame hakkama, on ju, paar päeva. Eraldi, saad puhata meist ja Eilist. Aga kuna mulle jõudis ka just Peepsu sügisoutfitide pakikene, siis ma mõtlesin, et enne kui me kõige muuga alustame, siis äkki vaatame, mis ma talle tellisin, kuna ma üritan hoida võimalikult minimalistlikku joont. Ehk et ma ei telli väga palju asju, et need on need outfitid, millega me siis nii-öelda linna peal käime. Ja siis kodus on meil lihtsalt Baby Louvie bodid, sellepärast et nad on nii kvaliteetsed, nii head ja ma ei viitsi mõelda. Mulle meeldivad sellised basic asjad, nii et need on tal siis nii-öelda koduriietena ja tudjub ta oma tudjumähises, seega need on jah linna outfitid, et mul üks pakk tuleb veel, kus on üks kleidikene ja ühed dungareed. Aga see on põhimõtteliselt siis kõik, mis ta sügiseks endale garderoobi saab. Nii et vaatame üle, mis meil siin on. Ma panin teid statiivi peale, et mul oleks 2 kätt, et teile asju näidata. Kõige esimese asjana on meil siis selline ülimõnus pehme sossu, millega olla ilusasti vankris. On siis Sherpa kangast ja sees on ka pehme fliis. Nagu, see tundub nii mõnus, et ma tahaksin selles ise palun lihtsalt olla nagu ilmselt sügiseks veel natukene liiga sossu, aga talveks ma arvan, et mega lihtsalt. Siis järgmine outfitikene on tal siukene väike kaamsikukene. Mulle täiega tundub, et roheline on tema värv ja ma tean, et beebide puhul ei peaks selliseid asju ütlema, aga kuna ta on kergelt punapea, siis nagu see värv minu arust sobib talle nii hästi. Ja siia alla ma võtsin talle siuksed püksid, mis on sellisest päris püksimaterjalist ja päris taskutega, mitte et ta sinna käsi paneks, aga mulle väga-väga meeldib, kuidas need asjad välja näevad. Ja ma naudin sajaga seda, et ma saan teda praegu panna oma maitse järgi riidesse, sest ma tean, et tuleb aeg, kui ta kannab ainult mingeid sädelavaid tüllist ükssarvikutega asju. Ja see on ka äge, aga ma praegu lihtsalt naudin seda, et ma saan teda panna niimoodi riidesse nagu mulle meeldib. Ja siis on tal selline natukene cozy outfit ehk traksidega püksikukesed, mis on siuksest heegeldatud ilusast mõnusast materjalist ja see on full on set ehk et siin on ka jakikene kohe juurde samasugusest materjalist ja siis on siia juurde, huvitav kas, okei, selja peal on nööbid. Selja peal on siis nööbid. Tavai, neid ma viitsin kindlasti kinni panna. Ja siis on siia juurde ka sokikesed täpselt samasuguse mustriga. Ehk et meil on olemas praegu siis juba 2 outfiti ja 1 sossumasi ning siis on meil selline. Ma ei tea, mis nende asjade nimed on nagu. Kas see on nagu romper või mingi jumpsuit või nagu ma ei tea beebi asjade nimesid, aga taaskord samamoodi siuke kootud, ülikerge, aga samas tundub nagu
mõnus sossu materjal. Ja siis eelviimase asjana on meil samamoodi, mis on jumper, romper, mis iganes asi. Ja oh my god, ta saab muga matchida. How cool is that? Ja viimase asjana on meil siin siis neutraalsed šokikesed lihtsalt, et oleks olemas. Mul pole õrna aimugi, kes saaraomad püsivad jalas. Ma panen niipidi on õiget pidi. Mul pole õrna aimugi, kes saaraomad püsivad jalas, aga proovime, et üldjoontes tal ei ole väga probleemi šokkide kadumisega, aga eks näis. Nüüd, kus ta rohkem ringi sipleb, siis võib-olla tekivad mingisugused errorid. Uskumatu, et ta ikkagi nii pisi veel on. I'm loving it. Aga nüüd hakkame tasapisi siis kotte pakkima. Mul on vaja ära maitsestada salat, teha valmis banaanabreed, Peika saata võistlustele, kuna tema liitub meiega natukene hiljem, sest tal on Kõrvemaal discgolfi võistlused. Nii et hakkame otsast toimetama. You're quite gentle with me when I've lost my peace, when I'm fighting sleep, and sometimes guessing you are fierce, but I'd not smooth the rough around your edges. My soul is safe and sound with you. My soul is safe and sound. Banaanabreed sai ilusasti valmis ja Peika saatsime võistlustele ära ning otsustasime Eliga, et me tuleme natukene jalutame ja saime kohe siukse mõnusa vihmasahmaka ka, nii et ma esimest korda sain siis katsetada, et kuidas seda vihmakilet siia peale panna. Ma vist sain sellega hakkama hetkel, kuna vihm lõppes ära, siis ma tegin selle lahti, sest ma ei tea, kui mõnus on kasvuhoones magada, aga ma ise otsustasin ikkagi, et läbi vihma võib ka jalutada, sest ma ei ole suhkrust tehtud ja oleks võinud koju tagasi minna ja võtta tegelikult vihmakileka mingisuguse peale, aga mis seal ikka, päris soe nõues, nii et ei ole üldse hullu, aga nüüd me jälgime siis jalutuskäigu ajal ilusasti Peika võistlusi, ma kohe näitan. Siit vaatame, kuidas tal läheb ilusasti, varsti peaksid esimesed visked juba toimuma. Ja siis me ootame veel ka ühte taksot, mis peaks meile tooma koogi. Sest enne kui Peika võistlustele läks, ma ei tea, mis teemas on. Mu parem silm lihtsalt pisardab kogu aeg ja mingi nädal aega juba jutti. Nagu, kui keegi teist teab, mis asi see on, siis nagu öelge mulle. Aga me ootame tegelikult ühte taksot, mis peaks tooma meile koogi. Ma tellisin täna õhtuks siis siukse erilahenduskoogikese. Lihtsalt sellepärast, et me oleme nagu Mari-Liis ja Melluga olnud mingi 2 dekaadi sõbrannad. Ma mõtlesin, et see on siuke hea asi, mida tähistada, et Peika pidi tegelikult võistlustele minnes selle koogi peale võtma, aga koogitegija ei jõudnud valmis, nii et ta ütles, et ta saadab taksoga ise, seega me ootame. Et meil on mingi 40 minutit enne, kui me stardime sinna Odi resorti. Ma loodan, et see kook jõuab enne ja siis ma näitan teile ka. We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune. Heart and soul dance under the moon. Me jõudsime kohale ja ma ei tea, kas beebidel on reaalselt mingisugune GPS sees, sellepärast, et kuidas on võimalik, et alati 5 minutit enne kohale jõudmist jääb ta tuttu. Vahet ei ole, kas me sõidame 20 minuti kaugusele, 2 tunni kaugusele, alati 5 minutit enne, aga vähemalt jäi praegu edasi tudjuma, et ma mõtlesin, et ma näitan teile kiirelt selle maja üle. Oi, kodulapsed siit torliga. Näitan teile kiirelt, milline see maja on. Ehk siis selline üliilus elutuba / söögituba, nagu see vaade metsale, ma tahaks elada siin. Palun lihtsalt. Ja siis
siin on köögikene, kamin, megapüss. Vaatame siit. Ja siit läheb meil, Mari-Liis hoiab korraks. Teeb sul silma peal, kuniks ma teen kiire tuuri siin. Siin on meil siis vannituba, mulle tundub. Ahaa, siin on siis, selline saun. Oh my god, kui ilus. Ja vaade. No ei kurda, seal on mullivann. Seal põõsadaga on näha mullivanniga, sinna lähme ka täna kindlasti, sest ma ei ole saanud ju aurusaun. Nice. Sest ma ei ole üle aasta põhimõtteliselt saanud mullivanni, nii ma juba ära oodata. Ja vaatame, mis siin veel on. Siin on WC vist. Ja lihtsalt WC. Siis siin on meil üks lapsega on kõrvus. Esimene magamistuba. Tada! Lähme vaatame ülesse ka, mis meil siin üleval on. Nii. Ja siin on teine magamistuba. Väga nunnu. Siis on siuke ülemine osa. Kui äge! Ja siin on veel üks voodi magamiseks ja siin on veel üks tuba. Ehk et me kõik saame oma toa, sest me oleme 6 Ja siin on ka ilusasti vannituba vist. Vaatame ja. On ja. Mega nice. Ütleme nii, et olen meie valikuga väga-väga rahul. Ja nüüd pakime asjad lahti, ootame teised ka ära, Peika hetkel veel võistleb. Ma ei saa aru sellest punktisüsteemist, mis neil täna on, sest see on teistsugune kui tavaliselt discgolfis. Aga mulle tundub, et ta juhib oma grupis, mis tähendab seda, et ta saab ka homme poolfinaali ja peab startima siit hommikul kell 8. Ma ei tahaks tema kingades olla. Distance, dressed with clothes of skin and hide. An ancient knowledge. Janki! Sa näeks seda! Ja seal on mina. Mis on muljed? Täiega äge. Ja ma arvasin ära. Sa arvasid ära. Sina arvasid, mis sa arvasid, et siit tuleb? Pregnant penis! Kas sa seletaksid palun miks? Ma mõtlesin, et see on midagi. See on announcement, tort, et Kairil on mingi Not happening! Aga ühesõnaga, kui te veel aru ei saanud, siis me oleme Powerpuffid, ehk siis Mari-Liis on see tumedate juustega, meil on punaste juustega ja mina olen siin. Ja siis meil on siin siukse kuubikese teha. see Kairi teatav kolmikud ahjus. Not happening. About it now, I was someone else before, a ruler of a kingdom with nothing at the core, lived in empty chambers, knocking down the city doors. Peika jõudis ka tagasi, sai oma grupis esimese koha ja nüüd me lihtsalt chillime. Lõbiseme. Ülejäänud kaaslased on pandud seal õues vihma käes grilli tegema ja mina ootan ja loodan, et me saaksime hakata seda mängima. Sest see on mu kõige lemmikum mäng, nii et te kõik olete sunnitud seda mängima. Mari-Liis ei maga. Ei maga. Ja meile sa teed järgmist kokteili juba või? Ta läks selle esimest tegemise iga aega, et ta teeb järgmise juba valmis. Kui see saab otsa, siis on ka olemas. Aga ühesõnaga süüa, mängida ja siis sauna ja mullivanni. See on plaan, mis meil on.
swap all of my clothes for some old and tattered robes. I'll pack a couple of favorites, some classics for the road. I'll tie off all my loose ends, don't know when I'm coming back. Mis teed meil lohku? Mine pane sinna, sealt saab liiva kaevandada, sul seda pole. Ma veeretan ainult 5 ja ta saab ainult varased. Ma sain haledalt Katanis pähe. Perekond lumedalt kõigepealt Melju võitis ja siis Joosep võitis. Aga nüüd on meil Vanja. Mina ei kaotanud. Sa magasid. Aga me kõik ütlesime, et põhimõtteliselt kui me siin ei oleks täna, siis me juba läheks magama, sest me oleme ikkagi juba seal eas, et täitsa tahaks tududa. Mis kell on? 12:30. 12:30. Hardcore party. Teach me how you fly so free. Tere hommikut! Kätteni on järgmine päev ja mul on siin üks väga uudishimulik tegelane. Ja nagu juures olevalt pildid näha on, siis ma unustasin kammi maha. Aga ei ole hullu, sest ega meil täna siin otseselt väga pikalt toimetamist ei olegi enne, kui me koju suundume. Nagu nägite, siis Peika juba läks võistlustele mitu tundi tagasi, sest tal oli väga varajane start. Aga meie saime rahulikult lebotada ja chillida ja oh my god. Sellised õhtud nagu eilne õhtu on minu jaoks lihtsalt ideaalsed. Täpselt need, mida ma tahan. Ehk et sa istud sõpradega, jutustad, mängid lauamänge, lähed mullivanni nagu... Pure perfection nagu. Mulle meeldisid ka 20. Don't get me wrong nagu, et oli ka tore Mellu ja Mari-Liisiga hullult pidu panna. Aga praegu see wholesome era on lihtsalt nii mõnus. Eriti kuna nad mõlemad on ka juba oma lapsed üles kasvatanud, siis nad on väga hands-on selle pisikese tegelasega. Ja tahavad sind kogu aeg kaisutada ja... Mis on nii tore lihtsalt. Ehk siin on kõige ägedamad tädid, jah? Siin on kõige ägedamad tädid. Aga lähme sööme nüüd hommikust. Pisikene juba sai oma hommikusöögiga, ma tahaks ka. Hummingbird, I hear you calling. Tere hommikust! Tere Teach me how hommikust! you fly so free. Mis teed nüüd siis? Korjad süüa? Jaa, aga ma ei ole kindel, et seda süüa võib, aga seda vist võib. Sa lähed küsid naabri naise käest, kas võib? Jah, ma lähen küsin. Ja kui võib, siis söön ära. Tuleb ikka täie raha eest võtta, kui lähed kuhugile. Aga minu arust seda võib süüa, aga ma veel ei tea, kuidas. Me jõudsime Peepsuga just koju ja ma haarasin esimese asjana kammi, et juuksed ära kammida ning mulle jõudis kohale tõepoolest. Pisikene on saamas 3-kuuseks, sellepärast et minu juuksed tulevad korralikult välja. Mul ei ole mitte kunagi sellist asja olnud, seega ma pean otsima mingisuguseid seerumeid, mida kasutada, et natukenegi kaasa aidata, et see karvakadu oleks võimalikult minimaalne. Sest ma tean, et see on ainult faas ja ma tean, et on ainult juuksed ja tuleb tagasi, aga... natukene on ikka kurb ja lihtsalt viimased 10 minutit on olnud nii pingelised, sest Peikal käib parasjagu poolfinaal ja ma refreshisin kogu aeg seda võistlustabelit, sest seal oli ainult visete küsimus, et kas ta saab finaali või mitte ja ta sai! Mis on nii äge, ta on lihtsalt nii tubli. Nii et meil on Nellikesega siis täna siuke väike girls night ehk et
ma ei tea, lihtsalt chillime, ma tellin midagi head süüa, teen näomaski ja kui pisike magab, siis vaatan YouTube'i ehk et hängime niisama. Seega ma arvan, et on mõistlik siinkohal vlog kokku tõmmata, kuna me otseselt midagi muud peale puhkamist täna ei tee. Seega näeme teiega juba järgmine kord. Rose-colored glasses do wonders to a spark